videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, oleme kohal kahe mehega, nii nagu ikka kolmapäeviti, kui just välk sisse või välk välja ei löö. Ja kõigepealt täname loomulikult mõlemad kõiki toetajaid, sest ilma teieta selline, peab tunnistama, et Nõmme raadio kohta on avaldatud arvamusi, mida ma siin kordama muidugi ei hakka, aga sealt saaks väga huvitavaid epiteete. Vaadake ise võõrsõnastikust või guugeldage, mis on epiteet. Nii et olge tänatud toetajad ja meie püha sõda jätkub. Herr doktor Vassiljev kenasti stuudios. Ja hakatuseks võikski küsida Viktor. Doktor Toomas Toomsoo räägib meditsiini paradigma muutusest. Kui sa sellega päriselt kursis ei ole, ma usun teemaga sa oled kursis. Mul on muide segane, mis kuradi asi on paradigma. Aga põhimõtteliselt tahab tema suunata inimesi tegelema tervisega, mitte arste haigustega. Jah. Head raadiokuulajad, YouTube vaatajad, paradigma muutustest meditsiinis on räägitud mitte ainult minu nii-öelda arstikarjääri jooksul, vaid 2000 aastat vähemalt. Ja paradigma muutus tähendabki suhtumise muutust ja mitte midagi muud. Aga mis puudutab seda, et mõtlema peab ja tegutsema peab tervise hoidmise mõttel, mitte haiguse ravimise eesmärgil, sellest rääkis ju vana Hippokrates 2500 aastat tagasi. Nii et sellest pole mitte midagi uut ja meditsiinis üldiselt kehtivadki ääretult paljud väga vanad tõed juba Hippokratese, Paracelsuse ja teiste meditsiini asutajate isakeste aegadest. Aga siin on küsimus siis selles, et ilmselt juba 2000 aastat tagasi lõi rahavälk sisse ja meditsiin pidi olema ju äratasuv ja kasumit tootev ja tead, kaunikesti õudseid asjakesi, killukesi on meie meedias ilmselt niimoodi teatavast lapsikusest ilmutatud, kui ikka öeldakse, et hambaarsti kasumist suurema osa moodustab riigi toetus, siis ma ei tea, mul tekib küsimusi, et miks madalapalgalised ei võiks saada riigi toetusel suuremat palka või ma ei oska isegi seisukohta võtta, sest see tundub kuidagi nii ehmatavalt üllatav ja kohati ka totakas, et lihtsalt pea ei võta. Ja, aga kirurgi kombel lõikame skalpelliga veidi sügavamalt ja vaatame, mis paganava riigi toetus see on. See tuleb haigekassast ja haigekassa, see on maksuraha, mis meie kõik haigekassale maksame. Nii et see hambaravi toetus tuleb meie enda rahakotist. Aga see ongi solidaarne ravikindlustus, mille mõtles välja Otto von Bismarck 150 aastat tagasi, et me kõik maksame selleks, et kui sul nüüd midagi tekib, hambavalu, eks ole, pimesooliks lõhke veel midagi, et siis sulle makstakse. Aga kõigepealt maksad ise. Kõigepealt maksan ise ja siis makstakse, ütleme, meditsiiniasutused maksavad kasumit. Vot kui meil oleks kas või üks ainuke meditsiiniasutus, viimane, mis oli, see oli vangla, haigla. Meil on meditsiiniettevõtted, seaduse kohaselt osutavad tervishoiuteenuseid, kas aktsiaseltsid, sihtasutused, osaühingud, igal juhul eraõiguslikud äriettevõtted. Just! Ja eraõiguslik äriettevõte on mõeldud milleks?
aga nii nagu ütleb äriseadustik, ettevõtte eesmärk on lisada väärtust ja lisaväärtuse kaudu teenida kasumit. Ja, aga no seejuures võib-olla osutades mingeid rahvale vajalikke teenuseid, kaela määrida mingisugust kaupa, teha reklaami, segadust kui palju, aga eesmärk on ikkagi kasum. See on äri, nii ütleb äriseaduslik, meie tervisesüsteem on rajatud ärile, turumeditsiinile, niimoodi on otsustatud juba 25 aastat tagasi, isegi natuke rohkem, ja selle teed me oleme läinud, nii nagu me kunagi hakkasime ehitama kapitalismust, eks ole, ja rõõmsalt nüüd selles kapitalismuses elame ja meie kapitalismus on isegi tunduvalt tõhusam kui võib-olla Rumeenia või Poola kapitalismus, sellepärast et hindade poolest oleme me jõudnud juba, no küll mitte 5 esimese hulka, aga 5 viimase hulgast ammu välja revinud ja oleme Euroopa Liidu kesktasemel. Jahah. Iseenesest jah, esimesed heidetakse, tagumised tapetakse, keskmised pidavad koju tagasi tulema, aga päris ausalt, kas me hakkasime ehitama kapitalismi või hakkasime matkima kapitalismi ehitamist? Pigem matkima, me hakkasime ehitama mingisugust teoreetilist primitiivkapitalismi, sellepärast et noortele räägiti kogu aeg, et kõik peavad olema ettevõtlikud, teist saavad ettevõtjad, kõik saavad ettevõtjateks, kõik saavad ärimeesteks, teeme äri, eks ole, ja mitte keegi ei rääkinud sellest, et üks ärimees, et ta hästi elaks ära, peaks tal olema vähemalt 100 vaest, kes oma raha natukese tirivad talle kokku, aga kui see on suurem ärimees, siis ta on 1000, 10 000 töötajat, kes nagu usinad sipelgad tassivad talle mammonat kokku. Vaata, ja kui suur võimalus sul pärast keskkooli lõpetamist on, et sinust saab suure firma omanik, juht, mida iganes ja suur ärimees. See võimalus on 1 100 000 võib-olla. Ja võib-olla küll, aga ma tean neid, kes on otse keskkooli pingist läinud kohe nõunikuks või üleüldse. Ja see küll, no nõunik ta saab mingisugust palgakest, eks ole, ja võib-olla isegi keskmisest suuremat. Ka mina ühtegi seda nõuniku ei kadesta, sellepärast, et tema juba lapse kingadest peale ei tea, kuidas oma autot oma rahakoti najal tankida, eks ole. Ta näeb ainult, kuidas kuskil bürokraatlikus struktuuris temast kõrgemal olevad elavad, halbol olevaid ta lihtsalt ei märka, isegi ei tereta neid, teda ei huvita, millega nad tegelevad ja ta on lihtsalt elust võõrdunud inimene, kuid kui ta teeb usinalt reklaami, eks ole, et oma peremehele kannab õigel ajal kohvitassi lauale, seal tassib mingeid pabereid ringi ühelt laualt teisele, siis ta teeb karjääri ja kunagi võib ka temast saada suur ülemus, kes ei tea elust mitte midagi. Eile just kraaksusin oma koleda häälega saates välja, et kui 2017. aastal oli 3993 töötut noort vanusevahemikus 16 kuni 26, siis möödunud aastal oli, arvestame sinna juurde veel iibelanguse, oli neid pealt 10 000. Ütle mulle palun, millega? See on muidugi sinu ehe arvamuse küsimine. Millega need töötud noored tegelevad 10 aasta pärast? Kas nad otsivad endale töö või ei otsi? Tead, 10 aasta pärast, küll siis nendele juhtub mingi töö ots, aga see 10 aastat nad ei tegele mitte millegagi, sellepärast, et nad ei õpi, nad ei tööta. Neid inimesi on kuskil, mõni aeg tagasi oli 40 000 noort vanuses vist kuni 26 aastat, kes ei õpi, kes ei tööta, kelle puudub sissetulek, kes ei tegele mitte millegagi, aga elavad hästi, käivad ööklubides, möllamas, eks ole, restoranides, baarides, värkides, välismaa reisidel ja mida iganes kõike. Millest nad elavad, see ongi mõistatus, seda ei tea mitte keegi. Oot, sa ütlesid 40 000.
ja siuke number käis läbi, jah. käis läbi, noh praegu on see taandunud üleeilsete andmete pealt, mis mina hankisin, aga andmed muidugi on sutivanemad veel, just see 10 000 ports, aga seda on ka kuradi palju. Ei, kõik sõltub sellest, mis vanusegrupp võtta, eks ole, natuke laiem vanusegrupp ongi number 4 korda suurem, nii et see on kurja statistikat tehakse. Ärme keskendu praegu numbrile, eks ole, sest mul lihtsalt oli meeles siuke number 40, mul ei ole praegu teile tõestus, aga igavene suur hulk noori, kes tõesti mitte millegagi ei tegele. Aga riik on asunud olukorda parandama ja on teinud otsustava sammu, et meil väheneks töötute hulk ja nimelt nüüd praktiliselt keelati ära kuni 18-aastastel lastel töötamine ja nüüd on kohustuslik õppimine, eks ole, ja nemad enam töötud ei ole. Jahah. Nad ei ole enam töötud, nii et töötute hulk, ütleme gruppe 16 kuni 18 aastat, tšauh võetaks töötute grupist maha ja töötute arv, absoluutarv või protsent, mida iganes, tšauh kohe langeb, mille valitsus paneb siis oma võitude kontole. Jahah, aga keeraks nüüd selle sama probleemi, teise otsa, selle otsa, kus tulevad puuksud ehk siis söödud toiduhinged lendavad taeva poole. Nende eesmärk. Eile ma ka sonisin siin nii, et omal pea segi, et kellel siis peab olema eesmärk ja miks. Kertu Luist tõi siin välja, et miks minu põlvkonna naised ei taha sünnitada, see on enam-vähem nii, nagu Kertu kirjutas. Ja mina küsiksin, et aga miks? No mõneti niimoodi peeglisse vaadates peaksidki naised tahtma hädasti sünnitada. Muidugi on erandeid. Sünnitamine on ehedalt naise isiklik asi, kuigi ma arvan, et meestel on siin ka teatav roll enne, siis ja pärast. Aga miks on vaja rahvast juurde, kui riik või kurat teab, kes ei oska selle rahvaga midagi peale hakata Eesti ajaloolisel asualal? No vaata, kogu moslemi maailm tuleb siin vennalikult appi ja suurendab rahva hulka tublisti. Nii et see töö, mis jääb eestlastel tegemata, mingisugused natuke tumedamad narha värvi inimesed teevad selle töö tublisti ära. Seega nad õpivad ära enam-vähem ühe eestikeelse sõna, et eestlasele öelda eest. Või mida? No paraku sinna sellisel moel tegutsedes sinna poole ta trügib. Aga vaata, mis eesmärgid on noortel, kes ei tööta, kes õpi? Miks naised ei taha õiges eas sünnitada? Kui mina ülikoolis käisin, siis öeldi, et kuni 26 on hea sünnitamise aeg. Kui 26-selt sünnitanud ei ole, lootusetu vana töötaja. Vana esmassünnitaja. Vana esmassünnitaja, just ja, et vana esmassünnitaja, siis tuleb juba mingisugune arsti brigaad kohale kutsuda igaks juhuks, sest see on ohtlik. Vaata, mida rohkem tsivilisatsioon areneb, seda aeglasemini toimub indiviidi sotsiaalne küpsemine. Ütleme 200 aastat tagasi, isegi 100 aastat tagasi 12-aastased poisikesed aitasid isal künda, läksid karjaks, tegid tööd. Olid iseseisvad, no jumal hoia, kui keegi mujalt ei tea, siis võtke Adolf Hitleri Mein Kampf, kui vana ta oli, kui ta läks Viini ja ka nälgis seal. Vaat, meie läksime, meie omal ajal läksime ülikooli 17-aastaselt, 17 linna, elasime õikas oma käe peal, eks vanemad saatsid meile sinki ja karduleid, eks ole, aga me elasime ise oma iseseisvat elu. Nüüd ei tule see kõne allagi. Mis on, ütleme, 18 kuni 26 aastase inimese elu eesmärk, tal seda veel
veel ei ole. Ta ei ole niivõrd sotsiaalselt küps, et tal oleks eesmärk. Ta sonib jah sellest, et mina tööle ei lähe, ma ootan pakkumist 10 tonni kuus, eks ole, et lähen ainult ärijuhiks ja minust saab kindlasti miljonär. See ei ole mingi elu eesmärk, see on sonimine. Aga tänapäeva eesmärk on tal see, meil tuleb DJ Tiesto kontsert, vot ma lähen sinna. See on tõeline eesmärk, sest kõik kutid ja tšikid on seal, eks ole. Kui mind seal ei ole, siis mind ei ole olemas. See on eesmärk. Ja naised, kes ei taha sünnitada, nad ei ole veel sotsiaalselt küpsed, neil on hoopis teised eesmärgid, kas osta mingid fashion riideid, hilpusid kokku, käia shoppamas või kellelgi teisel teha karjääri, minna poliitikasse, meestele ära teha, näidata koht kätte ja nii edasi ja kuskil 40-selt siis järsku tuleb meelde, lapsi peaks nagu sünnitama, mehed, kes mulle teeb? Ja, see variant, hea küll, kõlab ta natuke nurgeliselt, aga siin ilmselt on mingisugune tõde sees, kui siiski haritud ja intelligentne meedik seda märkab, kellel on ka elukogemus, nii et... Ja, aga mul on elukogemust ja ma suhtlen väga paljude inimestega, noorte, vanadega ja ma lihtsalt kuulen, mida nad räägivad, eks ole, mis on nende mured, mis on nende tahtmised ja ma näen, et sotsiaalne küpsemine toimub järjest hilisemas ja hilisemas vanuses. Nii, nüüd torkaks sõrme sinna kohta haridussüsteemile. Mida kuradit on nii kaua õpetada? Kas see 18. eluaastani või mis see oli, ei tohigi tööd teha rohkem kui 2 tundi ööpäevas? Kas see, no jumal hoia, kas see näitab, et meie lapsed on tehtud nii kuradi lolliks, et nad peavadki 18. eluaastani õppima ja kellelt nad õpivad? Vabandust, aga kui need, kellelt nad õpivad ja on ikka sellised nagu imik esimestel elukuudel, Tead, lapsed ei ole lollid. Lapsed on ääretult targad, nad teavad paljusid selliseid asju, mida minusugune vananemine ei tea, mitte iialgi ära ei õpi, eks ole, aga need on erinevad teadmised. Ja nad ei ole suugi mitte lollid, aga nad on abitud. Ja see on õpitud abitus. See on see abitus, mida meie nendele õpetame. No meie juba oleme see kategooria, kes meie lubame neile seda õpetada. Seda nüüd küll, jah. Sest meie saame mõjutada oma lapselapsi, aga lapsed, nemad meid enam ei kuula, meie lapsed. No ei ole võib-olla kuulanudki. Ma mäletan, kui väiksed olid, siis kuulasid küll, vähemalt minu lapsed, no mulle tundub, on korralikud inimesed. Aga... Sa oled nendega harjunud lihtsalt. Nad võib-olla, jaa. Ei, minu lapsed on tunduvalt armsamad, ilusamad, targemad kui teie omad, jah. Aga jah, aga õpitud abitus, vaata ongi niimoodi, et me sunnime neid käima keskkoolis. Kõik peavad saama keskharidus. Kas ikka kõik peavad saama? No, see on nõukogude ajast juba. Keskharidusnormiks. See mingi 80-ndatel või? Vaata, inimestel on ikkagi erinev IQ, eks ole, erinevad võimed, erinevad füüsilised võimed, kes teeb tagurpidi salto ja mina näiteks ei tee. Ja mõni on targem, teine ei ole nii tark, ma ei taha öelda, et rumalam. Ja sellepärast vedada ta läbi veel 11. 12. klassist, eks ole. Kuhu ja milleks? Selleks, et ta ei satuks töötute hulka. Sest kui ta ei lähe gümnaasiumi, eks ole, no siis me peame temaga midagi tegema. Ja kui ta ei tohi teenida ise söögiraha, sest 2 tunniga päevas
ei, 2 tunniga, kui ta võetakse 2 tunniks tööle, eks ole, okei, ütleme, et keegi loll võtab ta tööle, no kui on oma sugulane, eks ole, no okei, võtab. no veerand koormusega siis. Ma ei tea, mis ta on, ongi veerand või, jah, aga vaata, no võõras inimene teda tööle ei võta, sellepärast, et mis on 2 tundi, see tähendab, et mingiks ajaks ta venib, eks ole, sinna tööle, siis ta peab tegema selfie töökohal, siis ta peab ringi vaatama, siis ta näeb, et keegi teine, kes läks kuskil kõrvalmajja töökohale, tegi oma selfie, peab üles vaatama need selfid, eks ole, ja no tund aega võtab mingi ettevalmistamine, siis alles tulevad vanemad nii-öelda kolleegid ja hakkavad talle seletama, et sina pead nüüd tõstma raskust, tead sellest kohast siia kohta, aga kuidas seda tehakse, aga võtad 2 käega kinni, eks ole, ja kui see on ära seletatud, siis ongi 2 tundi möödas, kõik, ega tööd ei tee selle 2 tunniga mitte tühjagi. me oleme kõige oma riigiga pehmelt öeldes sattunud paradigmasse. aga olukord on tegelikult hull küll, sellepärast et näita mulle selles oma toiduahela jupikeses, mida sa kirjeldasid, kellel on eesmärk. Eesmärk on ainult omanikul läbi kasumi ja ei, no ma ütleks niimoodi, et omanik, eks ole, siis on need usinad töövõtjad või töölised, nimetame töölisteks, kes teevad tööd, eks ole, nende eesmärk on teenida palka selleks, et osta endale süüa, eks ole, aga siin läheb asi juba natuke segasemaks, sellepärast, et kes tahab teha karjääri, eks ole, et töötab paremini, töötab rohkem, siis saab võib-olla tööde juhatajaks või kuupjaks, eks ole, aga keegi teine klassikalise marksismi järgi on huvitatud sellest, et oma töövahend ära lõhkuda ja siis venitada siia nahka kuni õhtuni. kas sa nüüd pead silmas siin neid masinapurustajate liikumist või no kurat temaga. Ei, miks me räägime masinapurustajateks, tavaline tööline tänapäeval ka on huvitatud sellest, et masin ära lõhkuda, aga tööpäev läheb edasi, palk tiksub, tööandja ei saa teda palgast ilma jätta, sellepärast, et tal labidavarss katki läks. no siis tuleb terve töövaidluskomisjon ja ei tea, kes veel kallale ja siis on kõik lõhutud, aga vaata, siin me sattume praegu mõneti paradoksaalse paradigma otsa ja see on Marx. no kiitke teda või niitke teda, see on juba teie asi. Tehke järgi, kirjutage midagi sarnast. Marx pani paika kõik see proletariaat ja ühine käia võrdselt ja õhtul tõmbab traktor teki peale ja just nagu kippus eitama juhte, aga samas ka mitte. mida tegi Führer? Sedasama, mida jutlustas Marx, ta ju seletas, kuidas Austria-Ungari keisririik oleks püsima jäänud, kui rahvusriigid hakkasid omal ajal seal pead tõstma ja iseseisvuma ja vabadust tahtma ja nii edasi. Et oleks tulnud sisse viia ühtlane ühekeelne kooliharidus üle kogu riigi. Oleks tulnud kehtestada riigikeel, aga sedasama tahtis ju vähemalt mingil kongressil kuulutas maha Leonid Iljitš Brežnev. Ühtse vene keelega suur riik, haridus kõigile, keskharidus, vaat nii palju ja rahu maa peal. See juba oleks tekitanud selektsiooni. Nüüd ma tean, et kiruge või kiitke, aga meil ka eestikeelne haridus, eestikeelne riigikeelne keeleseadus läks omadega sinna juba ammu. Paradigmasse läks lirtsti. Ja
tegelikult korrutatakse ühte ja sama. Ja iga niisuguse võimu puhul, olgu see siis Marxist alates, Marx ise ja teda saatvad teised fanaatikud, Hitler, Brežnev ja ma ei tea, keda siin kohalikest nimetada, nad ju kõik annavad sulle sellise vabaduse, mida sul ei ole enne olnud ja teevad ühte ja sama asja, vähemalt tahavad teha. No vaata, ka kuningas ja sultan kuulutab ikkagi vabadust, et sa oled täiesti vaba, mina sind ei sega, no maksa andnud maksud ära, eks ole. Nii et suurt vahet ei ole. Suured impeeriumid, neid on olnud ka enne ja no võib-olla tuleb ka pärast nii et Rooma impeerium, Büzantsi impeerium, sultani, kumb see oli, Mehmed Suur impeerium, eks ole, need olid tohutu suured impeeriumid, kusjuures ka Rooma riigis ametlik keel oli ladina keel, aga ega seda eriti peale ei surutud, selle ametlik keel kohtade peal räägiti oma keeli. See oli mitte Mehmed, Suleman Suur. Suleman, kes tekitas oma tohutu suure Osmani impeeriumi, läks kuni Ungarini välja, eks ole, Euroopasse. Ta ei keelanud teisi kirikuid, ta ei keelanud teisi keeli, ta ei keelanud teist kultuuri, ta nõudis ainult maksude maksmist. No siis ikkagi lagunes ära, tulles tagasi nüüd Leonid Iljitš Brežnevi juurde. Kuulge, need inimesed, kes on koolis käinud, ütleme 40 aastat tagasi, te käisite ju eestikeelses koolis, Nõukogude Liidus olid rahvuslikus keeltes koolid, nad ei olnud sugugi mitte keelatud, olid täiesti seaduslikud, igaüks võis oma kodukeeles õppida, õigused olid täpselt samad, käisid sa vene koolis või eesti koolis. Meil toimusid laulupeod, kus tantsiti, lauldi eesti laule, tantsiti eesti tantse, meil tegutsesid igasugused seal huviklubid, eks ole, kus räägiti eesti kultuurist, lastekirjandus, me õppisime eesti rahva enne muistseid jutte, nii et ei toimunud seal mingisugust erilist rahvusliku kultuuri ahistamist. Aga otsa sai see impeerium ikka, sest see on kõigi impeeriumide saatus. Impeerium on nagu õhupall. Võtad väikse õhupalli, hakkad täis puhuma, jumalast lahe vaadata, suur ja värviline, aga lõhkida läheb ja pauguga. Lõhkida läheb ja pauguga, see oli iidamast ammu, võib-olla möödunud sajandi 70-ndatel, kui mul oli üks selline nali. Sel ajal mind need teemad, millega ma täna tegelikult tegelen, ei huvitanud üldse. Aga kuna mõned asjad tundusid naljakad, siis sai fantaseeritud, et mis juhtub, kui Nõukogude Liidust astub välja Vene Föderatsioon ja tekib tuumatarakk. Ma ei teadnud siis seda, mis toimus Austria-Ungari keisririigis, et ääremaad tahavad iseseisvuda. Ja tegelikult juhtus seesama ju Nõukogude Liiduga ka. Jah, seda... parteiladvikus sära ja hiilgus nagu Habsburgidelgi. Jah, vaata, kui Nõukogude Liit lagunes, siis mingi perifeeria, eriti läänepoolne, see kukkus küljest ära. Aga Vene Föderatsioon, see ei ole mitte rakutuum. Ta on tohutu suur ja lai, ta on üle kogu Siberi, eks ole, seal on Burjatiad ja mida iganes kõike, mis on mingisugust autonoomsed vabariigid, suhteliselt autonoomsed, ta on tohutu suur. Nii et see, et Baltikum ära kukkus, ja Ukraina ära kukkus, see ei tähenda neile suurt midagi. Huvita, miks ei saanud Nõukogude Liidu viljastavates tingimustes asja juudi autonoomsest oblastist? Aga see tegutseb siiamaani. Tegutseb aga väga lihtne, sellepärast, et see ei olnud mitte mingi autonoomne oblast, ei olnud neil mitte mingit autonoomiat, see oli puhas populism, see oli loosung, et näidata, et meil keegi juut ei kiusa, nendel on oma autonoomne.
mis tähendab autonoomne oblast, mitte midagi. Vot just. Aga see oli selleks, et kuulge juudid, kui te tahate tõotatud maad, sõitke Birobidžaani, kus on teie autonoomne oblast, ärge põgenege Iisraeli. See oli ainuke põhjus. Aga tulles tagasi Marxi Karla juurde, keda me siin kiitsime või kiitnud või mida iganes, ega Marxi Karla ta midagi originaalselt välja ei mõtle. Sest Marxi Karla ta usinalt pani kirja kõik selle tarkuse, mis olid välja mõeldud Hegel ja Kant, Adam Smith kõige rohkem, eks ole, ja selle ta lihtsalt natuke korrastas ja pani kõik korralikult kirja suurtesse paksudesse raamatutesse, mille kirjastamist siis rahastas Engels. Jah. No muidugi Birobidžan, see meenutab laulu On suhen vei i tanki naši bistrie. Väga palju räägitakse Marxi Karlast ja väga vähe Engelsi Friedrichist, sellepärast et Friedrich Engels oli ikkagi suur kapitalist ja rikas inimene, eks ole, ja millegi pärast rahastas sellist teooriat, mis teda ennast õõnestas. Aga selliseid näiteid on teisigi, näiteks 1970 aastat Venemaal Savva Morozov, suurkapitalist, oligarh meie praeguses mõistes, rahastas kommuniste koos Leniniga kaasa arvatud. Jah. Ja see kõik lõppes tema jaoks ääretult kurvalt. Ei, no ta laski sen maha, see on nüüd üks no, õigel ajal jõudis maha lasta, jah. Jah, aga ta oli ju teatrifanaatik ja... Ta oli metseen, selles ongi asi, et Savva Morozov kuulus nende inimeste hulka, kellel oli raha sellises koguses, et isiklikult tarbida seda lihtsalt ei olnud võimalik. Ja sellepärast loomulikult ta maksis kinni teatrid, baleriinid, kunstid, värgid, kunstigaleriid ja nii edasi. Huvitav, vaata, kuidas tema nägi seda kunsti ja kultuuri värki iseenesest. Vene ballett on tuntud üle maailma, kui praegu veel tohib niimoodi öelda, aga see ei ole ju originaalis vene päritolu, see on ikka mujalt tulnud. Kuidas nüüd seal öelda, ta on mujalt tulnud, aga samamoodi nagu Kirillitsa on Bulgaariast tulnud, kus juures, need numbrid, mida me kasutame, kui raamatupidaja palka kokkulet, need on araabia numbrid, eks ole, nii et väga raske on midagi nimetada konkreetselt vene leiutiseks, saksa leiutiseks, inglise leiutiseks. See on inimkonna progress, mitte midagi muud. Aga mis puudutab metseene, neid on ennemgi olnud, eks ole, ja Savva Morozov, kui ta oleks enam nii kaua, et kommunistlikke hilisemaid sotsialistlikke ajalehti lugenud, siis ta oleks öelnud oma tegevuse kohta, et kuulge, kunst kuulub ju rahvale. Ja kui ta sponsoreeris mingid kunstinäitusi, galeriisid, teatrid, mida iganes, ta tegi seda teiste inimeste jaoks, ta tegigi seda rahvale. Muidugi mitte talupoegadele, võib-olla nendele, kellel oli raha teatripilet osta, aga ka vaesed inimesed, nad käisid ju odavate piletitega teatrit vaatamas. Jah, teater, see on midagi. No tol ajal muud ei olnud, eks ole, no kino praktiliselt ei olnud, eks ole, sotsiaalmeediat ei olnud, teatris ikka käidi. Jah. Nii ta on, kunst kuulub rahvale, teises küljes kunst nõuab ohvreid ja piletnäpust tulevad ohvrid siis saali või, aga kõige selle juures, miks on inimestel vaja teatrit? Ilmselt selleks, et kadestada laval toimuvat ja äratundmisrõõm peab tekkima, näe nagu minul, näe, ma tunnen, et ma olen seal sees. No ma ei tea, sest kui vaadata mingeid tragöödiaid, eks ole, kus kõik maha lüüakse ja viimane siis võtab ise endalt elu, eks ole, kadestada pole seal mitte kui midagi. On, vaata seal on see moment, mis särab meie kommentaariumides kah. Tead, selle kuradi Hamleti asemel mina oleksin küll hoopis teistmoodi teinud. Vaata, ma peaaegu oleks nüüd öelnud, et jah, et tavaline inimene punnis silmi vahib, kuidas Mooramaa mees, must nagu ta on, valget naist kägistab ja kadestab teda. Ei, ma seda parem ei ütle.
huvitav, kas see tükk on ka juba rassismiks? Vaata, ma olen mitu korda selle üle mõelnud, sest ma ei tea, peaks vaatama, kas kuskil üldse seda Romeot ja Juliet veel, mitte Romeot. Otello. Jah, Otellot, kas seda kuskil üldse veel mängitakse. Sellepärast, et vähe sellest, et ta on rassistlik, aga seal tehakse veel blackface'i, tähendab valge näitleja, määrib nõgiga kokku oma näu ja käed, eks ole, et etendada negatiivse kangelasena mustanahalist meest. No sellest saab veel kuidagi üle. Ja muide, Romeo ja Julia. Amigos meus, alaealised. See on porno, see on teine porno, muidugi see. Lapsporno. Lapsporno, absoluutselt ära keelates. Julia oli 14-aastane veel, kui nad Romeoga seda samust. No filmis oli ta vist umbes sama vana ja vahepeal libises siin läbi, et ei tea, kas peaks nüüd kohtuasja algatama, et režissöör ei hoiatanud ja. Post factum. No aga tead, siin me lähme nüüd juurasse ja sealt me puhtalt välja ei tule. Ja nii, et inimest igaks juhuks ja kui teile pakutakse minna teadus vaatama Romeot ja Juliat või Otellot, ärge minge, igaks juhuks ärge minge. Järsku pannakse kõik kirja, kes käisid. Jaa, tead, tuled sealt etenduselt välja, võib-olla nägu on veel hingestatud ka ja juba Nuhk Albert teeb pilti. Ja selle allkirjaga pärast, et see inimene kiitis heaks lapsporno ja rassism. Jah. Nii nagu ka minu kohta on korduvalt öelnud, et mina pooldan laste vastast vägivalda, seal rassismi, naiste peksmist ja mida iganes kõike, mida teps mitte kunagi ei ole pooldatud. Ütle vastu! Aga sellest kujuneb meeletu aja raiskab. Ei, ma ei hakka vaidlema ka, et igaüks usub, mis ta usub. Aga muidugi ma siin võin vaatajatele, kuulajatele lohutuseks öelda, et seegi, mis täna on siis, nagu herr doktor Viktor Vassiljev nimetab lapsporno ja nii edasi, Romeo ja Julia, näitab, et selles vanuses oldi juba kaunikesti küps, erinevalt tänasest selleealiste kollektiivist või kogumist. Vaata 100 aastat tagasi tähendab mõjutusvahendid ja võime laste ja noorukite üle. See võim, see mõjutus, ta piirnes tavaliselt perekonnaga. Võib-olla mingil määral õpetajaga, aga õpetaja siiski õpetas sulle korrutustabelit, aga mitte lipsu sidumist. Aga tänapäeval on see mõjutus laienenud ja noori mõjutatakse, ei loomulikult mitte ajalehtede kaudu, nad ei loe lehti, eks ole, sotsiaalmeedia, arvamusliidrid, suunamudijad ja see asi on läinud tunduvalt keerulisemaks. Kõige kummalisem ongi just see, et vaata, kui oli see arhailine Stalini aegne nali, et naznatšit vinovnava, määrake keegi süüdlaseks, siis praegu on olukord, kus tõesti mind huvitab, kes kurat määrab, et see jobukakk on arvamusliider. Jah, see on keeruline küsimus, kes on nüüd Mallukas on arvamusliider, no kes ta on, mis ta endast kujutab, aga on jah, et tema korraldab Alexelas mingi vestlusõhtu, ma ei tea, kontserdi, etenduse, ma ei tea, kuidas seda nimetada ja saal on täis välja möödud. No tähendab, ta on eeskuju, teda püütakse matkida, ta on unistus, kasvan suureks ja saan samasuguseks. Jah, ta ongi kõigi teiste noorte unistus, sellepärast, et noored elavad oma elu sotsiaalmeedias, nad tahavad saada rohkem laike, rohkem jälgijaid, eks ole, ja Mallukas on eeskuju, et on tohutult neid jälgijaid, kaaselaid, laikijaid, mida iganes kõike, ja ta ongi nendele eeskujuks noortele. See tähendab, et eeskuju peab
eristuma, no ütleme, meie arusaamist mööda loomulikust normaalsest käitumisest. Ei pea. Pole mitte mingit tähtsust, kas sa näitad sotsiaalmeedias oma perset, eks ole, või oma hajusid, peas, et sa saad laike. Vot see laikide hulk, eks ole, see loeb samamoodi nagu ärimaailmas loeb raha hulk. Ei ole tähtis, millega sa raha teenid, esimene miljon olevat alati kuritegelikult eelsaadud, teine on juba ära pestud, eks ole, kolmas on juba aus miljon. Nii et ei ole tähtsust, kus sul see papp pärit on, peaasi, et sa oled rikas ja edukas. Ja nii iga suunamudi, aga ei ole tähtis, mida sa seal näitad. Peaasi, et sul on seda kapitali, laikijaid. Laikijaid ongi selle suunamudija kapital. No nii, ja siit tuleb siis teatud kontingendi elu eesmärk. Elu eesmärk, kuule... Medice sane te ipsum, ütles Hippokrates, mis tähendab, et meedik ravi kõigepealt iseennast terveks. Ma küsiks iseenda käest praegu siin teie ees pisarateni aus öeldes, Viktor, mis on sinu elu eesmärk? Ossa kurat, see on alles küsimus. No selle peale võiks niimoodi ülbelt öelda, et teemet noske. Tunne ennast. Jah, minu elu eesmärk ei ole mitte kunagi olnud sattuda Riigikokku. Mulle ei see huvita. Mulle ei huvita, ma pidasin seal 12 aastat pidasin vastu, ise ka imestan. Lõpus oligi minu eesmärk vaadata, kui kaua ma seal välja kannatan. Ma sõidan talvel lumelauda, mis on täiesti mõttetu tegevus, eks ole. Aga see on teatud eesmärk ennast proovile panna. Võib-olla minu eesmärk on ennast proovile panna siin, seal avalikus halduses, äris igasuguste ja poliitikas, muudes tegevustes võib-olla. Sul on siis needus olla nii nagu, hiidamast on termin mitmekülgselt andekas. Tead, ma isegi mäletan seda korda, kui mulle suhteliselt niimoodi kooliaja alguses öeldi Lepa sinu võimete juures. Ja siis ma sain aru, et läbi. Jaa, mulle on korduvalt õpetajad seda öelnud, mulle hindeks 3 pannes. Jaa, sama. Sinu võimete juures. Ja sina pead nüüd mõtlema, et hea küll võimed on, aga milleks? Vaat just, et kui ma kooli läksin, ma soravalt lugesin, kusjuures 2 keeles, eks ole, aga tolle aegses koolis esimeses klassis meil õpetati tähti ja siis hakati veerima. Ma ei suutnud aru saada, mis see veerimine on, ma lihtsalt ei saanud aru. Igav, ma olin ka selleks ajaks lugenud läbi mitmeid raamatuid, kaasa arvatud. Läbi piinelnud, pusinud võlur ossi inglise keeles. No näed sa, ja sunnitakse veerima. Jah, seda küll, aga tulles tagasi elu eesmärkide juurde, ei ole minu eesmärk olla igal alal absoluutselt esimene. Ei, pigem võib-olla see on mul hoopis mingi väike alaväärsuskompleks, sest kui ma tean, et ma ei suuda teha tagurpidi saltot, ma ei suuda teha tagurpidi saltot. Kuulge, aga ma teen midagi muud. No tagurpidi salto iseenesest on suti lihtsam kui ettepoole, aga... Ta on õpitav, aga Aga vaata elu eesmärk ja kas see ei ole mitte sinu võimetus ja tont seda teab, milleni see viib, kui sinu võimete juures on sul võimetus määratleda mida, milleks, kui palju? Jah, vaata jällegi minu elus on ääretult palju neid inimesi, kes minust sõltuvad, kelle heaks ma pean midagi tegema, eks ole, kõigepealt see on pere, lapsed, lapselapsed, eks ole, abikaasa, patsiendid, sõbrad, neid ka mõnikord aidata, eks ole, ja sellepärast ikka suure osa oma elust ma elan mõeldes teistele inimestele.
aga samas ilmselt see tõstab natuke minu enesehinnangut, eks ole, loomulikult no nagu pits viina, eks ole, võtad pitsi viina, tuju natuke parem. See ei tähenda seda, et sa peaksid pudeli lõpuni jooma ja samamoodi ka mina, eks ole, ma tegelen ühe teise kolmanda asjaga ja teate, ilmselt ma lihtsalt üritan nautida seda elu sellisena, nagu on mulle antud ja nii kaua, kuni seda jätkub. Kui nüüd päris julmalt pakkuda, siis ilmselt sa ei oska elust rõõmu tunda, aga sul on hea olla, kui sa näed, et kellelgi teisel hakkas kergem või... Vot selles on vahe, et mõne kellegi jaoks on suurim rõõm, kui sa suudad naabrile käru keerata. Vot see on suurim rõõm ja minu jaoks ei ole. Nüüd on naaber minust sitem, kui ma panen ta maja põlema või umbes niimoodi, see on utreeritud. Mina ei pane naabri maja põlema, ei viska surnud kassi tema õue ja mind absoluutselt ei koti, kui tema auto minu autost pikem. Aga küll on tore, kui rõõmus naaber tuleb, et sinuga koos rõõmustada või midagi. Aga ja ei, minu elus on olnud selliseid asju ja kus naabriga no, nagu klassikute teostes, eks ole, igavene pikk piiritüli, eks ole, see piir on meeter siin, on meeter seal ja siis ma tegin sellise liigutuse, et siin naabrile, kuule, näita, kus sa tahad, et see on. Tema torkas näpuga või jalakannaga, et meeter jagu minu territooriumi, panemegi piiri siia. Issand jumal, ta oli nii kadunud omadega, ta ei teadnud, kuidas seda võtta, ta ei saanud aru, kuidas see võimalik on ja me panime piirimeetri jagu minu maale, mul meeter jagu vähem muru niita ja me olime temaga suurimad sõbrad pärast. No jah, teised pikaajalised perspektiivid keerasid paradigmasse ja nüüd ei jäägi muud üle kui... No ei jäägi üle midagi. No, aga oleks võinud ju tead eestlase kombel ikka põlvkondade vältel kohut käia. Oleks võinud muidugi ja keegi ei mäleta, miks ja juba on nii segamini ja vaata, sa siin märkisid ära muude figurantide hulgas ka araablased. Ja mul tuli millegi pärast silmade ette, tead, kui ma nüüd mööda panen. Ära pahanda, aga umbes sel ajal oli, see võis olla isegi Ivan Groznõi troon, kus oli araabiakeelne kiri üleval ja venekeelne tõlge all. Aleksandr Nevski kiiver, kus oligi ainult araabiakeelne kiri, venekeelset kirja ei olnudki. Asi on väga lihtne, et venekeelne kiri, vana vene keel, seda kloostrites mõned mungad kasutasid, rahvas seda ei osanud ja kultuurkeel oligi kõigil nendel aladel araabia keel, nii nagu kunagi. Ladina keel, eks ole, nagu ütleme veel 150 aastat tagasi Eesti territooriumil haritud inimesed rääkisid saksa keelt, eks ole, samamoodi araabia keel oligi haritud inimeste keel. Araabia keeles olid kirjutatud teaduslikud tööd, sest araablased leiutasid algebra, alkoholi ja kõik, mis nende vahele mahub, eks ole, tolleaegsel Venemaal ei leiutatud suurt midagi. Nii et oligi teaduslik keel ja kirjakeel oligi araabia keel. Ja kliima oli teine, seda kohe kindlasti, sest ütleme niimoodi vanadel venemaalidel kasukat ei kohta küll, aga eksootilisi taimi ja tegelasi turbanitega. Tegelasi turbanitega ja no kuule, aga kes teab, see on ajalugu, eks ole, aga ajalugu ongi ebateaduslik fantastika, sest ajalugu reeglina ei pane kirja sündmustes osalejad, sest nendel pole selleks aega, pealegi suurem osa nendest lihtsalt notitakse maha sõdade käigus. Ajalugu kirjutatakse 50 aastat hiljem, 100 aastat hiljem, 200 aastat hiljem. Kõige kindlam on kirjutada kuskil 150 aastat hiljem, siis on 3 põlvkonda juba läinud, ei ole enam meeles isegi neid, kes vanaisa juttusid mälestasid, on tunduvalt lihtsam kirjutada ajalugu sellisena, nagu tänapäevasele valitsejale meeldib. Jah, ja kes seda ei usu, see
uurigu välja, millal siis toimus Nikaia kirikukogu, mis pani paika asja. Kuule, seal on erinevad teooriad, võivad seda nihutada 1000 aastat siia või sinna. Ja ongi 1000 aastat siia-sinna ja ongi ajaloos näha ka tühimikke ja tõepoolest tekib küsimus, kas mingitel tingimustel ajalugu laias plaanis saab olla teadus. Hea küll, teadus võib olla, et leiab keegi, no mitte niisuguse, vaid juraka kondi ja ütleb, see on Saurus ja ta suri välja 70 miljonit aastat tagasi. No iseenesest kahtlane on juba see, et nii palju nulle, aga millega ta mõõtis seda? Kuule, ta mõõtis enda järgi. Sisetunne. Enamiku asju mõõdab inimene iseenda järgi, eks ole, teadus, no aga mingi lineaarne geomeetria, eks ole, kas ta on teadus, sellepärast on tunduvalt huvitavamaid kaasaja teooriaid, mis kummutavad selle kõike, nii et leiutatakse järjest uusi teooriaid, uusi teadusi, tuleb uusi teadmisi, ning ajalugu lasta tühi olla, tegelikult meil sinuga ei ole suurt vahet, kas see Saurus suri 70 miljonit aastat tagasi või minu teadmiste kohaselt 250 miljonit aastat tagasi. Aga tühja sest, eks ole, mis seal vahet ja kas mingi siinus või koosinuse 7 numbrit pärast koma, 7 kohta pärast koma on üks arvuline väärtus või teine arvuline väärtus. Mis meil sinuga vahet? Ja muidugi sinagi õppisid selgeks siinused, kooniskoosinused, tangessid, kootangessid, sekantsidki võib-olla või vähemalt mainiti su kuuldes, aga... Loomulikult mina teadsin nii palju, et selline roheliste kandega vihik on, kus te teatud leheküljed seda asja otsida. Ega meelde küll midagi ei jäänud. Ja nüüd on küsimus, kas sina oled kuulnud või kas keegi vaatajatest, kuulajatest on kuulnud, mis asi on siinus? Mis asi on tangens? See on lihtsalt ühe külje suhe teisesse ja kõik. Kas seda selgitati? Kas teile selgitati kellelegi, kust tuli ruutvõrrand, olgu siis taandatud või taandamata? Tead, kõik see taandub tegelikult Pythagorase teoreemile, eks ole, millisel teoreemil ei ole Pythagorase endaga mitte mingisugust sidet, sellepärast et see kõik oli teada, see kolmnurk, need küljed ja hüpotenuusi juure võrdub külgede juurtega. See asi oli teada vanadel egiptlastel, kui nad püramiid ehitasid. Ja vaata, et enne sedagi. Ja võib-olla nad isegi panid sellele võrrandile mingi nime. Võib-olla. Ei, no see oli maamõõtjatele, et ebasümmeetrilisi maatükke pindaladega kokku panna. Ja tulles tagasi Pythagorase juurde, ega me seda ka ei tea, kas ta nimetas seda Pythagorase teoreemiks. Ma arvan, et ei nimetanud. Ja Colgate'i hambapastat ei leiutanud ka mitte Colgate. Colgate oli see apteeker, kes selle patenteeris ja müüma hakkas. No siin on veel minu pärast, võtame Einsteini. Mille eest ta siis Nobeli preemia sai, ega ometi on MC ruuduse eest. Unustage ära, uurige. Jah, aga jällegi näed, teadmised arenevad, teadus areneb, eilne teooria tuleb välja, et oleme kehtivad hoopis mingist muud asjad, aga peremees, on seal sinu jaoks mingit tähtsus? Tähtsus on selles, kui palju sinu käest makse nööritakse, see on esiteks, ja teiseks, kui palju sa sellest tagasi saad, sest jah, on olemas riike, kus on astmeline tulumaks, kus mida rohkem teenis, rohkem võetakse ära. Rootsis teatud miljonitest alates pead sa 80% riigile loovutama, aga jällegi riik annab küllaltki palju tagasi selle raha eest.
no jaa, aga ta annab nendele, kelle nahavärv harmoneerub ööga. No ja seda küll, aga Sava Morozov, mis ta siis tegeles, ka tema täpselt samamoodi jagas oma raha vaesematele. No see on ja... Tema sai aru, et tema raha on teenitud vaesemate kaasabil ja nendega ta oma jõukust jagaski, väga inimlik. Tont seda teab, mis tema aru sai, aga mul on tunne, et ta lihtsalt tahtis elada huvitavamat elu kui muidu, et ei oleks see nii hall. Ta sai aru, et see on väga igav istuda oma rahakottide seljas. Ja muidugi siin, see on jälle üks asi, mida ma olen üritanud. Kunagi ammu üritasin uurida Sava Morozovi ja tsaari omavahelised suhted ja sidemed. Ma ei tea sellest midagi. Olid küll, sellepärast, et nii nagu ka teised nii-öelda tolle aja oligarhid, kelle käes oli suuri ressursse, näiteks kelle käes oli kullakaevandused, suur hulk Siberi metsa või suured tehased, eks ole, kuna nemad andsid suure panuse keisri rahandusse, keisri eelarvesse. Keisri rahvale. Kõigepealt see läks ikkagi keisririigi eelarvesse, eks ole, mis põhimõtteliselt oli keisri omand mingil määral. Siis nendest peeti lugu ja nendel oli õigus ka keisriga kohtuda, mõnedel nendest kohtuda ilma ennast vastuvõttele registreerimata. Nii et nendest peeti lugu, nendest inimestest. Müstiline aeg. Kuule, ka samamoodi nagu Elon Musk, eks ole, ma arvan, et ka tema võib Trumpi juurde iga kell tulla uksega või uksega jalg lahti lüüa, jalaga uks lahti lüüa ja öelda, et kuule, Donald, ma tulin sinuga ära veppima ja Donald võtab ta rõõmuga vastu. No vaata siin muidugi jälle see ilus juhtum Prantsuse presidendiga, kus see jäi lihtsalt ootama, kuni temast mööda sõidetakse. Seda küll, aga tead, mina alati mõtlen lihtsatele ja väikestele inimestele, kuidas nemad hakkama saavad ja ma südamest tundsin kaasa sellele patrullpolitseinikule, kes oma riigi presidendile ütles, et nüüd ootad siin ja mul on käsk selline, eks ole, ei saa siin. Nii et see oli tohutu isiksuse lõhestumine selle õnnetu politseiniku sees, nii et ma usun, et mitte ööta ei saanud magada pärast seda. Ei, siin on veel vaata, et hullemadki traumad mängus. Sest... Aga see mees pidi seistes valvepostil, pidi otsustama enda jaoks vot sellise probleemi ja ma arvan, et ega teda spetsiaalselt selleks ette ei valmistatud, et kui sina seisad valvepostil, et sinust peab mööda sõitma sinu riigi president ja sina sunnid pead ta kinni pidama edasi ei lase. Sest suurema riigi president sõidab mööda. Seda küll, ta on politseinik, aga muuseas iga sõdur teab, et kui ta, seda on Sveiki raamatus kirjeldatud, et kui ta seisab valvepostil, eks ole, ja nüüd keegi kindral, eks ole, jalutab juurde ja ütleb, et lase mind lattu, eks ole, ma tahan seal ringi vaadata, valvesõdur ütleb, et mind pani vee peal siia seisma, eks ole, ainult vee peal võib mind siit postilt maha võtta, mine persse, kindral. Jah. See on käsurea järgimine. Kõigepealt pane mu ülemus mulle käsku andma ja siis vaatame, mis saab edasi. Nii see on, jah. Oi jah. Ega see kergemaks ei lähe, aga siin jah, suurem osa asju peab toimuma siiski inimese peas, kui me tahame, et tekiks, no mis saab olla rahva eesmärk? See saab olla üksikliikmete eesmärkide summa. See on hüpotees või vandenõuteooria. Ei, eesmärk on bioloogia, nagu igasuguse loomaliigi puhul, olgu see mingisugune kahjulik bakter, eks ole, paaluss või kasulik, väidetavalt kasulik põder, karu või kährik koer, eks ole. Nende kui liigi eesmärk on laiendada areaali mõistlikes piirides, mitte üle mõistlike piiride ja säilitada oma liik sellel alal, mis on põhimõtteliselt ka meie põhiseadusesse kirja pandud. Jah, ajalooline maa-ala muidugi õigus
õiglus, niisugused ilusad sõnad. ei, aga ka keelkultuur, eks ole, no ka see on liigile omane käitumine ja selle säilitamine. kui on üks mingisugune, asum, kus räägitakse erinevalt seda ümbritsevast seltskonnast eesti keelt. no vaata, siin me saame ju, et keel ja kultuur on ikka kaunis lahutamatud. Ja seda küll, aga keelel ja kultuuril võib olla ka mingisugust väikseid nüansse, eks ole, et võtame võroksed, võtame setod, eks ole, eks nad kõik ole eestlased. Nii et väikseid nüansse võib alati olla. Tunduvalt keerulisemaks läheb asi Narvaga. Okei, seal on, eks ole, ütleme 50 aasta taguseid sisserändajaid ja nende poegi, nende lapsi, eks ole. Aga nad on siia jäänud, nad maksavad maksuid Eesti riigile, nüüd nad ei saa kinno minna, sest nad sunnikud ei ole eesti keelt ära õppinud, eks ole. Nüüd keelati võõrkeeltesse dubleerimine, kõik nemad enam vene subtiitritega vene keelde dubleeritud filmi Narvas ei näe, ongi kõik, kinno ei saa minna, tehke mis tahate. No okei, see on nende probleem. Jällegi teine suur rahvusgrupp, need on vanausulised Piki Peipsi äär, nemad räägivad eesti keelt. Nad räägivad üsna spetsiifilist eesti keelt. Aga mis see nende eesti keel on hullem kui setude, kui võrokste oma, eks ole. Ka see on 200 aastaga kujunenud. Aga nemad nad on Eesti kodanikud põlvkondade viisi. Nad elavad seal. No see filmide värk muidugi, tead, ma ei ole küll kursis, mida Narva kinodes näidatakse. Ei, täpselt seal on olla kino minu meelest, nii et näidatakse täpselt sama, mis Tallinnas näidatakse. Jaa, no ütlen sulle siiralt, ma ei ole küll asjatundja, aga ma olen vaadanud neid filme, mis meil kinodes on kangesti üles kiidetud. Ma näljalt ei tahaks ühtegi neist vaatama. Tead, ausalt öeldes mina ütleks, et pole üldse vahet minu pärast räägi, kui nad seal kas või hiina keelt. Te pilti ju näidatakse, sa saad aru, eks ole, et röövel on kurja näoga, siis tuleb kangelane, kes näeb välja selline ilus klantsitud, eks ole, ja Hanna Pröögi ja lõuga, eks ole, ja lõpus head võidavad. Mis häälitsus ja mis keeles nad vahepeal teevad, mis seal vahet? Need filmid on kõik nagu ühe vitsaga löödud. Ja nüüd Amikus Meus, seleta mulle ära, miks inimesed, neile propageeritakse siin lehenurgas liikumisharjumusi, jõusaali, kippisti, tule massaaži, liiguta end terveks ja teises istu ja vaata filme. See on igale oma, jah. Ei mitte igaühele oma, vaid sa peabki saama massaaži, seda tõstma rauda jõusaalis, tegema metsa ja raba jooksu, eks ole, et sinu lihased oleksid treenitud ja korras, siis sa võid puhata istuda ja vahtida filmi, sotsiaalmeediat, pornot, lihtsalt tuimalt vastu seina põrnitseda. Jah. Ja siis, kui sa lähed seltskondal, vaadata võib-olla väikese lapsi ja ütled, sa vaata, kus mul on kõhulihased. No, ja sõber küsib, milleks? Vaat just, teine tõmbab lahti ja ütleb, aga vaata nüüd õlle kõht, minul on, sul sellist ei ole. See on täpselt sama, et eks ole, et kelle auto on pikem, sinu oma või minu oma, no? Ja see on, ma ei oskagi öelda, aga... Ole sa tänatud, herr doktor Viktor Vassiljev, jälle võib-olla, huvitavaid seoseid kuulsin oma kõrvadega ja nägin sinu esituses. Huvitav oli mul küll. Ma loodan, et ka nendel, kes meid vaatasid ja kuulasid. Ja olge tänatud kõik toetajad, tänu kellele ka need, kes ei toeta, said osakese meie pühast sõjast. Kirjutage, näidake elumärke ja meie püha sõda läheb edasi.
saade on salvestatud 2025. aastal.